Hei, tere tulemast tagasi. Me oleme nüüd jõudnud nii kaugele, et me ootame teist beebit. Ma mõtlesin, et ma viin teid asjaga natuke rohkem kurssi, mis vahepeal toimunud on, et me jooksime siin nüüd järje peale tagasi, sest hetkel on mul 10+1 nädalat, aga ma räägin teile, mis juba toimunud on. Ma käisin umbes 7. nädalal äkki noorte seksuaaltervise kliinikus rasedust tuvastamas, sest et Tartu Ülikooli kliinikumi sain ma aja alles 9. nädalaks ja ma tahtsin igaks juhuks varem käia, et teada, et kõik on korras. Seega ma käisin seksuaaltervise kliinikus tuvastamas ja seal oli kõik hästi, võeti kõik proovid, mis vaja, süda lõi juba. Ja siis järgmine visiit oligi mul Tartu Ülikooli kliinikumis, see oli siis umbes 9. nädalal, paar päeva varem. Seal tehti ka ultraheli, kõik oli hästi, süda lõi, täitsime 100 paberit, vastasin 100 küsimusele nagu ikka. Ja mulle pandi aeg Oskari testiks, mis on mul siis 13. juuni ehk paar päeva pärast Peili sünnipäeva. Mis mulle üldse Tartu Ülikooli kliinikumi juures ei meeldi, on see, et ma ei ole saanud ühtegi ultraheli pilti. Peilist ma Pelgu linnas sain kohe esimesel visiidil ultraheli pildi, mis siis, et seal ultraheli pildil on üks väike täpikene, sest minu jaoks on oluline, et mulle jääksid need mälestused. Nii et sellest praegusest kõhubeebist ei ole mul ühtegi pilti, kahjuks ma ise olen teda näinud ekraani peal, aga pilte ei ole mulle antud. Nii et esimene võimalus mul pilte saada on siis Oskari testil ja seda ka tasuliselt, 25 € peab maksma. Ja need pildid ei ole nagu need füüsilised pildid, mis on ultraheli pildid tavaliselt, vaid see läheb mälupulgale. Nii et ja, see mulle väga ei meeldi, aga midagi pole teha. Selline see elu on. Igal juhul hetkel, kui nüüd võrrelda Pelgut ja tükki, siis mulle meeldib Pelgu kõvasti rohkem. Aga me olemegi teiega nüüd järje peal ja siis järgmised klipid tulevad minu verevõtmisest, mis mul just natuke tagasi oli. Tere hommikust! Täna on 23. mai, kell on kohe 9 ja ma lähen verd andma. Ehk siis ma ei ole söönud, ma ei ole joonud, suht paha on olla. Uriiniproovid juba kotis. Need on always fun. Ma pole kunagi varem Tartusse viinud uriiniproovi ega käinud verd andmas. Seega see on minu esimene kord praegu. Mul peaks praegu olema 9+, ma ei tea, 4 äkki. Ühesõnaga kohe varsti juba 10 nädalat. Nii et lähme vaatame selle asja üle, anname vere ära. Sest me peame täna veel Tallinnasse minema, sest Jannu isal on sünnipäev homme. Seega me tahtsime õigeks päevaks kohale minna. Mul on terve koti täis kaasas igast snäkke ja jooki, sest ma ei ole mitte midagi söönud, nii et kohe, kui nad selle nõela mult välja võtavad, siis ma lähen sinna koridori ja lihtsalt lükkan midagi näost sisse. Sest mul on juba nii halb ja ma loodan, et kui ma nüüd natuke ükselt süüa saan, et äkki olukord on veel päästetav. Aga jah, lähme sõidame tükki, otsime parkimiskoha, sest see on ka alati seal väga tore. Ma pean vist sinna suurde tasulisse parklasse panema. Igal juhul, lähme teeme selle asja ära. Nonii, veri antud, uriinianalüüsid viidud, midagi hullu ei olnud. Verd võeti seekord päris palju, mingi 600 väikest topsikut äkki. Ja. Tore oli see, et ma ei tea, kas mul lihtsalt sattus hea päev, aga järjekorda ei olnud üldse vereanalüüsidele, seega ma võtsin numbri ja ma sain kohe sisse. Pelgus alati oli ikka see, et pidi ootama siuke 10-15 minutit, sest et rahvast tuli alati päris palju hommikuti. Aga jah, muidu
ainuke nii-öelda negatiivne, mis ma oskan öelda, on see, et see personal, kes seal seda verd võttis, oli esiteks nagu seal istus 3 nii-öelda vanemat naisterahvast, venelased, kes nii-öelda siis pläkutasid omavahel rohkem ja keskendusid nagu pigem vähem minule. Üks naine siis tegeles minuga, ülejäänud 2 taga lihtsalt rääkisid. Nad vist arvasid, et ma ei oska vene keelt, aga ma sain väga hästi aru, mida nad räägivad. Sellesse ma detailsemalt ei lasku. Aga minu arust võiks seal ikkagi olla nagu natuke soojem personal võib-olla, et kui keegi läheb esimest korda. Ja noh, ma ei tea, kuidagi nagu siuke ei olnud väga sellist sooja suhtumist nii-öelda, mida ma võib-olla oleksin oodanud. Et mõni ju näiteks kardab äravõtmist. Belgus näiteks oli ka see, et olid nagu need lamavad toolid, et kui nagu nii-öelda keegi oleks pidanud ära minestama, et midagi ei oleks juhtunud. Aga siin tükis oli lihtsalt tool ja käsi lauale, rusikas käe alla, nagu hästi ebamugav. Ma lihtsalt tean, et mul nagu ei ole mingit probleemi väravõtmisega, et mul ei lähe pildi eest ära. Aga ma mõtlen, et need, kes nagu kardavad väravõtmist ja kellel läheb, mis nendega siis tehakse, et kukuvad seal samas tooli peal pikali lihtsalt, et lihtsalt selline huvitav. Mulle nagu siiani on Belgu rohkem meeldinud kui siin tükis. Aga ma sõidan koju tagasi, hakkame pakkima Tallinna jaoks ja ma arvan, et siit kohalt lõpeb see video nüüd ära ja näeme teiega juba varsti. Tšau!